Aga nüüd tuleb teie ette Ott, kes räägib teile kaasaegsest inimesest, kaasaegsest haridusest ja töökohast. Palun! No nii, tere hommikust! Jätkuks sellele klipile siis on mingi ütlus, et annaks Jumal meile raha ja tervist, kõik ülejäänud me ostame. Ehk siis, et see on selline tüüpiline tarbijaühiskonna lähenemine asjale. Aga mina olen Ott, täna siin spordivabatahtlikuna. Vean sellist asja nagu Eesti liikuv spordipealinn. Järgmine aasta on Ida-Virumaa 22 linna ja valda Eestis spordipealinn. Aga võib-olla miks mind siin juttu rääkima kutsuti on see, et ma olen endine arengufondi juht, mis oli siis riigi ajutrust ja riskikapitalifond. Me investeerisime siis Eestist maailma minevatesse ettevõtetesse ja teiselt poolt analüüsisime läbi Eesti majanduse võimalusi. Nüüd selline tuleviku ennustamine on üks tänamatu töö ja ma ei hakka teid siin veenma, et ma seda nagu oskan või et ma tean, kuhu asjad lähevad. Et näiteks New Yorgis prooviti siis 19. sajandi lõpul umbes sama asja teha. Ja mõteldi ka, et inimesi kolib rohkem linna, et mis siis saama hakkab. Ja ainus, mis suudeti läbi või välja mõelda, oli see, et hobusesõnnikud peaks olema esimese korruse akendeni. Et kui inimesed tuleb juurde, hobused on juures, keegi koristada ära ei jõua, et siis peaks sõnnikud nii palju olema. Siis tuli 1908, tuli Ford T autot, hobused enam vaja polnud, ja lahenes nagu üks probleem ära, tuli teine probleem asemele. Ehk siis, et tuleviku ennustamine on selline tänamatu töö, samas jällegi riigid ja inimesed, kes natukenegi püüavad ette näha või mõtestatult liikuda või kuidagi püüda aru saada, et kuhu mingid asjad välja lähevad, kipuvad olema edukamad. Ehk siis, et natuke tolku sellest on, et ikkagi mõelda ennem kui kuhugile tuisata. Nüüd, mida me nendest muutustest teame? Me teame seda, et näiteks raadio jõudis 50 miljoni inimeseni 38 aastaga. Teler 13-ga, internet 4-ga, Facebook 2 aastaga. Me teame seda, Skype'il on täna 500 miljonit kasutajat, kui vana on Skype, alla 10 aasta. Ehk siis, et need muutused on maailmas jube palju kiiremaks läinud. Et kunagi muutusid asjad maailmas 1300 aastaga, eelmisel sajandil 25 aastaga. Täna me räägime, et 10 aastaga on põhimõtteliselt asjad teistmoodi. Aga et see vaene inimene selle juures on nagu samaks jäänud, et peab kuidagi nagu hakkama saama. Me teame ka seda, et aastal 2004 ei olnud 10 aastal 2020 enim nõutavat ametikohta. Ehk siis, kui me läheme täna kooli, me tegelikult ei tea, kus me tulevikus töötame. On väidetud, et USA õppuril, ehk siis kui te olete täna abituriendid, siis selleks ajaks, kui te saate minu vanuseks 37-8, peaks olema teil 10-14 töökohta. Ehk kui te lähete täna ülikooli, mida sa õppima minna, et kas siis raamatupidamist või ma ei tea, näitekunsti, eks? Ehk siis, mida see näitab, ilmselt see ei olegi oluline, mida te õppima lähed, oluline on see, et see asi teile korda läheks ja elu toob ise kätte need asjad, mis peavad kätte tulema. Nüüd ongi see, et kas siis on parem inimene, kellest see läheb mööda ühte sirget joont, tal on isa professor, ema riigiametnik ja tema läheb paremasse ülikooli ja õpib ühe asja endale selgeks. Selliseid inimesi on Lääne-Euroopas hästi palju. Või siis selline hunt kriimsilm, kes proovib ühte asja, proovib teist asja ja lõpuks lõpetab kolmanda asjaga ja lõpuks on mälutreener. Et ma kuidagimoodi olen veendunud, et selline hunt kriimsilmalik lähenemine on võib-olla isegi parem. Sest maailmas enam ei ole sellist standardset töökohta nii palju, kui Prismasse, on sellised küll sellised konkreetsed, kus on funktsioon, mida inimene teeb, aga üha enam selliseid rohkem makstud töökohti on keerukad ja nad on esmakordsed ja seal tulebki erinevate asjade kombinatsioonid kokku panna, mitte ühte konkreetset asja teha. John Bird on väga hästi öelnud, ta on sotsiaalse ettevõtluse pioneer maailmas, et mida kirjum on inimese elu, seda parem on inimene. Ainuke asi on, et ühiskonnas ei tohiks olla neid klaaslagesid peal. Briti ühiskonnas näiteks on, et sa ei saa ühest klassist teise nii lihtsalt. Et juhul, kui ühiskonnas neid klaaslagesid ei ole, siis mida kirjum on inimese elu, seda parem on. Seda parem inimene, seda mitmekülgsem. Ja teine asi, mis ta on öelnud, et inimene ilma oma enda loota ongi pool inimest. Et seepärast vast ei tasugi mõelda, et mul peab olema samasugune lugu kui naabril või kellelgi teisel, et igal ühel on oma lugu ja sellepärast oletegi erilised. Ja selle oma loo eest tegelikult makstakse. See oli juba 10 aastat tagasi, kui Ameerikas disainiharidusega inimene sai äriettevõttes rohkem palka kui ärikraadiga inimene. Et kõik ärikraadiga inimesed olid õppinud täpselt samade raamatute järgi samu case studies'id. Aga see vaene või siis tulevikus rikas disainer oli omas oskust asjadele teise pilguga vaadata. Nüüd siin on siis minu selgroog. Nagu näha on selline Ott kosmoses, eks. Et ma olen kunagi olnud mäesuusataja, mulle kunagi pärandati talu, ma olen õppinud põllumajandustüril, põllumajanduse elektrifitseerimist ja mehaniseerimist, ma sain kiiresti aru, et see pole minu valdkond,
et talu alla 1000 hektarit ei ole mõtet pidada, mul oli ainult 100 hektarit. Ma olen müünud Inglise autode varuosi, töötanud arvutifirmas, mingi aeg teeninud riiki, majandusministeeriumis lükanud käima Eesti tehnoloogiapargi, Tallinna tehnoloogiapargi Tehnopol, teinud Eestile disainipoliitikat, viimane 5 aastat juhtinud Eesti Arengufondi, millest ma natuke rääkisin. Ma olen päris aktiivselt toimetanud ka mittetulundussfääris, olnud JCI Tallinna, mis on ettevõtlike noorte koda president, ja me oleme algatanud mitmeid teisi selliseid ühiskondlikke ettevõtmisi. Ja paralleelselt sellega ma olen õppinud. Ma kunagi ei teadnud, kuhu ma tahan välja jõuda, aga ma nägin seda, et kui sa kuskil oled rahutu, et siis ei tasu sinna seisma jääda. Siis tuleks edasi vaadata, ja mida aeg edasi, seda rohkem hakkab selginema, et võib-olla selliste välistuste kaudu, et mida ma ei taha teha, et siis mingid asjad, mida sa rohkem tahad teha. Jah, ma olen õppinud Eestis loomulikult, Inglismaal, Soomes, Taanis, Singapuris, ma olen kokku 5 aastat väljapool Eestit olnud. Ja nagu näete, jätkuvalt on seal lõpus selline, kus kohas, punane küsimärk, 2 ringi on ümber, et ega ma kurat ei tea, kes ma 10 aasta pärast olen. Ma tean, et ma teen sporti, ma tean mingisuguseid asju, mis mulle meeldib, mul on mingid väärtushinnangud, ma tahan maailmas ringi käia, samas mul läheb Eesti riik korda, mind täiega lülib, kui me Euroopas provintsistume, eks, oleme mingisugune Euroopa ääremaa, kus põnevaid töökohti pole, keegi midagi teha ka ei viitsi, eks. Et selles mõttes, see olen mina. Nüüd, kui ta ei tea, mida teha, kuhu õppima minna, mina ka ei tea, aga üks variant on, et minge vabatahtlikuks. Jube palju inimesi käib maailmas, ma ei tea, kuskil Aafrikas, igal pool mingite MTÜ-de vabatahtlikuks, nad saavad jube laheda kogemuse ja laiendavad oma silmaringi, saavad selgemaks, mida nad tahavad või mida nad ei taha. Siin on üks näide Londoni olümpia vabatahtlikust. Olümpiate kohta on üldse öeldud seda, et kui sa lennujaamas lähed maha, näed esimest vabatahtlikku, siis see, millise näoga ta sulle otsa vaatab, kas ta teab, mis ta teeb, kas tal silm särab, kas ta aitab sind, või on ta selline lihtsalt kohale toodud, ta ei tea ise ka, miks ta sinna toodi, nägu on selline mitte kõige rõõmsam. Ja üldiselt see määrab ära selle, millised need olümpiamängud lõpuks on. Ehk siis need i-täpid luuakse just olümpial vabatahtlikega. Ja kes Londonis juhtus suvel käima nii paraolümpia kui päris olümpia ajal, siis nägi neid, oli hästi palju selliseid roosasid tüdrukuid poisse, kes siis kõike abistasid. Kindlasti said võrratu kogemuse. Nüüd üldse, kui me räägime sellisest minu põlvkond, Tauri põlvkond, teie põlvkond, meie vanaisade põlvkond, eks, et üks võimalus seda hinnata on see, et küsimus, et kas sa magad mobiiltelefoniga. Et teie ja teist nooremad peaksid juba magama mobiiltelefoniga. Et see on selline indikaator, eks. Minu ealistes oli see umbes et 80% inimestest on padja kõrval mobiiltelefoni omanud. Ja minu vanaisal oli see võib-olla ainult 20% minu vanaisadest, kes kunagi on hoidnud mobiiltelefoni voodi kõrval. Et ehk siis on tegelikult täiesti erinevad põlvkonnad, kes lähtuvad täiesti erinevatest asjadest, et kui kunagi hinnati rasket tööd, siis hinnati lojaalsust, kui olid tööstusettevõtted, mingi aeg edasi oli selline töö ja eraelu tasakaal, siis selline Y-põlvkonnaks nimetatakse alates 82 sündinud, buumipõlvkond meie mõttes või taasiseseisvumispõlvkond. Et seal on pigem see, otsitakse seda mõtet, et miks ma midagi teen ja pannakse sellist staatuskood küsimärgi alla, et miks ikka asjad peavad nii olema, äkki oleks kuidagi teistmoodi. Ja üha enam ka otsitakse seda sisulist mõtet mingi asja taga. Ei taheta lihtsalt teha hommikul 9-st, 5 või 10 tööd õhtul, vaid et mis on see point, miks see organisatsioon koos käib, kuhu me läheme, kuhu see asi kõik välja viib. Nüüd maailmas on ka hästi palju erinevaid trende, mis loovad meile mingisugust sellist reaalsust, kus me siis peame toimetama. Ma panin teile lingiga, teil saate need slaidid ka hiljem kuskilt kätte, et võite vaadata, et mis trendid maailmas on liikvel, mis viib millegini välja. Aga ma ei hakka teil siin ära piinama, ütleme paar suuremat, üks on vananemine. Ja me teame seda, et kunagi hakati tänaseid pensionisüsteeme tegema, oli ühe pensionäri jaoks 2 töötajat. Ja nüüd oleme varsti situatsioonis, kus meil on ühe töötaja jaoks 2 pensionäri. Ehk siis need süsteemid ei kanna välja, me ei jõua kinni maksta seda kõike. Mis saama hakkab, ei tea. Me oleme täna olukorras, kus maailma naftatarbimine on ületanud selle, kui palju suudetakse naftat toota. Seal paar aastat tagasi oli see piik. Mida see tegelikult tähendab, on see, et nafta hind permanentselt läheb ülesse. Valikut ei ole. Globaalne soojenemine. Siiamaani vaieldakse, et kas see on päikse põhjustatud ja me liigume lihtsalt eemale eelmisest jääajast või on siin inimese käsi mängus. Selle üle vaieldakse kõvasti, eks, aga fakt on see, et selle tulemusena on meil täna ÜRO, või siis Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni 193 riigist 70 veenappuses. Puhast vett napib. Mida see tähendab, on see, et see on kolossaalne probleem, aga see ühtlasi tähendab mingisugust migratsiooni ja asju, mis sellega kaasas käivad. Ehk siis inimesed kuskil Aasiast, Vaikse ookeani äärest hakkavad ülespoole tulema. Ehk siis on palju selliseid globaalseid trende, mis loovad võimalusi,
ja nüüd kuidas neid nagu ära taibata. Et jällegi mul mingit manuaali pole, aga kui uuringuid lugeda, näiteks üks on selline, et millised on tulevikutöö võtmeoskused, mõtestamine. Et sa näed seda asja mingisuguses mõtestatud kontekstis, mis sa teed. Fakti ja järelduse põhisus, oskus sidusus, asjade sidusust näha. Sotsiaalne intelligentsus, et kui sa oled nagu disainer või ma ei tea, kui sa oled IT-poiss, et sa ei õpi mitte lihtsalt progema, vaid sa õpid ka neid inimesi, kes selle programmi kunagi kasutavad, on nad tervishoius, hariduses, energeetikas. Loov mõtlemine, lähenemine, et meil ei ole universaalset probleemi enam, ehk siis kõik lahendused on unikaalsed. Kultuuride ülene kompetents. Me teame seda, et maailmas enamus ettevõtteid on mööda maailma laiali. Neil ei ole üks ettevõte ühes riigis, vaid tema funktsioonid on erinevates kohtades laiali. Ehk siis oskus erinevate kultuuride vahel suhelda on täiesti nagu must. Programmeeriv mõtlemine, see on jällegi oskus asju süsteemis näha. Me teame, IT-äris süsteemi arhitektid on need, kes mingisuguse kinnistusregistri protsessid suudavad ära kaardistada, et mis peab millegini viima. Uue meedia kirjaoskus, asi, mida ilmselt teile ei pea rääkima. Transdistsiplinaarsus, seda peetakse sellest, et sa mõistad erinevaid teemasid, et sa ei ole selles mõttes monodistsiplinaarne või et sa ei tea ainult ühte asja. Mis veel? Disain mõtlemine, see ongi kujundlik, et kui me ei tea, kuhu tulevik viib, siis me peame kuidagi suutma seda visualiseerida, et millisena me näeme ja kuidas me siis näiteks kas või juhina tahame kedagi teist endaga kaasa tõmmata. Enesejuhtimine on sellepärast oluline, et üha vähem on sellised vertikaale, et kuskil on mingid pealik ja siis on mingid mutrid, kes midagi teevad. Et üha enam on see, et on küll mingid väikesed tiimid, öeldakse kuni 2 pitsa tiimid. Et tiim on liiga suur, kui üle 2 pitsa läheb tema toitmiseks. Aga sellised 2 pitsa tiimid tahavad ju kõik liidreid. Küll oma valdkonna liidrid, aga nad on kõik liidrid. Ehk siis liider ei ole mitte ainult president, peaminister, vaid liiderid olete tegelikult kõik teie oma enda valdkonnas. Ja siit edasi virtuaalne koostöö. Et oskus tegelikult siis kultuuride üleselt, riikide üleselt, ettevõtete üleselt suhelda. Ja see tähendab ka tegelikult töökohtasid selles mõttes, et üha vähem on sellist 9-5 töökohta ja üha rohkem on sellised projektipõhiseid töid. Et üks inimene, näiteks ma tegelen 10 asjaga, ma teengi, 2 päeva kuus mingit ühte asja, 7 päeva teist asja ja selliste projektide põhiselt inimesed elavad. Ja täitsa mõnusalt. Ja see on palju odavam ettevõtte mõttes, et see palka lihtsalt mingid inimest, kes siis teeb oma 10 päeva ära ja siis on 30 päeva pole tal midagi teha. On ka mingid asjad, mis maailmas ei muutu. Näiteks huvi tuleviku ja igatsus mineviku järele. Et permanentselt jääb. Siis vajadus tunnustuse ja austuse järele täiesti olemas. Vajadus üha enam füüsiliste objektide, selliste reaalsete kogemuste järgi. Et mida rohkem on selline internet, surub ennast peale, me peame 2 tundi lugema meili kus iganes veebis istuma, seda rohkem me tahame tegelikult füüsiliselt kokku tulla. See sama põhjus, miks te siia tulite, et oleks võinud ju seda sama värki ka kuskilt lindist pärast lugeda või vaadata. Siis ängistus ja hirm. Kõik need muutused ja see üha kiirenev elu toob üha enam kaasa ka teatud inimestes, eriti nendes, kes ei jõua ajaga kaasas käia, sellist hirmu selle tuleviku vastu. Ja selline üleüldse selline elu mõtte otsimine, et Maslow püramiid on selline, et kui sul on leib laual ja katus pea kohal, siis on küsimus, et mis edasi või miks ma midagi teen, et selline elu mõtte otsimine on ka selline asi, mis ilmselt järgmise 50 aasta jooksul ei muutu, nagu siis härra Richard Watson meile siin ütleb. Nüüd ettevõtlus ärkab üha enam hobidest. Mul enda vend on näiteks Skype'is disainer, front-end disainer, mida ta teeb, ta peab Eesti kitesurfarite portaali. Ma ei tea, palju ta liikmed on, aga kõik kitesurfarid. Ehk siis, et ta enda hobist on kasvanud välja mingisugune asi, millest ta võib täiesti vabalt raha teenida, kui ta tahab. Täna ta seda ei tee, ta võib seda teha. Ehk siis, et töökohad üha enam tulevad välja inimese hobist ja sellest, mida inimene tegelikult teha tahab. Üha enam ka selline äri ja selline klubiline tegevus sekunduvad. Et kui me vaatame Burtoni, on ju maailma üks suuremaid lumelauatootjaid, et kust maal ta seal mäe peal pulli teeb, klubi peab ja kust maal ta tegelikult seda raha teenib või kust kohast. Või Quicksilver on ju. Quicksilver on Hawaii surfarite poolt tehtud ettevõte, mis täna teenib raha mingite teksapükste ja mingisuguse sellise riietuse müügiga, aga kogu see surfikommuun on seal taga ja hoopis teistsugune selline taustettevõttel. Või Red Bull, eks nüüd viskas mehe kosmosest alla. Nebritsom nagu tema raha teenimisega, see on tohutu raha kulutamine. Aga see on kõik seda, et seda nagu lugu Red Bulliga, mis on siis kihvt, hasart, adrenaliin, siis nagu eest vedada. Ja tegelikult müüvad seda energiajooki, mis on tervisele kahjulik, minu teada. Ma ei tea, kas tervisele, aga kesknärvisüsteemile vähemalt, arstid ütlevad. Ehk siis, see äri võib tulla igalt poolt, ei ole nagu nii-öelda, et CV Online'is öeldakse, et see on see töökoht. Üha enam on ka seda, et era- ja avalik sektor ja selline mittetulundussektor hakkavad üksteisega nagu kattuma. Et kui me siiamaani näiteks tervishoiuteenuseid oleme vaadanud või tervishoiusektorit kui mingisugust kulusektorit, et riik peab oma inimesi ravima, on ju, siis on näha, et see on samamoodi ekspordiartikkel.
Meil on endal Eestis ettevõtted, kes siin ortopeediaga tegelevad, hambaravi, kunstviljastamine, silmad, see on täiesti teenus. Ja erahaiglad teevad seda. Ja nüüd, et seda, näiteks seda konkreetset sektorit Eestis rohkem arendada, tähendab see seda, et need era- ja avalik sektor peavad nagu need õlad kokku panema. Ja omaette teema on, kus need inimesed tulevad, kui see sektor kasvama hakkab, et kas me migratsiooni läbi, kas me koolituse läbi, oleme valmis neid koolitama. Ja seda nimetatakse ka selliseks peak society'ks, et ütleme, maailmas on väljakutsed juba liiga suured selleks, et valitsused ise saaks hakkama. See, mis nad meile siin Brüsselis näitavad, et see on tegelikult natuke näiline, et saadakse hakkama, tegelikult ei saada, ega seesama veeprobleem või mis iganes suured probleemid ei saada hakkama. Probleemi suudetakse edasi lükata, kuidagimoodi maandada, aga kuidas neid tegelikult suuri väljakutseid või siis kogu selle sotsiaalhoolekande uus tulevik, kunagi oli kirik, siis olid pensionifondid, mis nüüd tuleb? Kõige kindlam viis on ilmselt lapsi teha, eks. Lapsed, vähemalt siis keegi toob leiva ja posti ära. Et see on selline peak society, et kuidas tegelikult ühiskonda ja kodanikkonda kaasata selleks, et siis maailma asjadega toimetada, selleks ka, et riiki juhtida. Sotsiaalne ettevõtlus. Ehk see on kahtepidi tekkiv asi, et ühelt poolt on see, et äri muutub üha enam ka sellist sotsiaalset missiooni kandvaks, siin on üks näide The Big Issue, mis on selline vaesed müüvad ajakiri, ostavad 2,5 naelaga, müüvad tänaval 5-ga ja see 2,5 on tema raha. Et vaesele on antud põhimõtteliselt nagu õng, mitte siis kala. Ja see 2,5 naelaga tegelikult peetakse üleval toimetust, makstakse inimesele palka inimestele, kes toimetustes elavad või töötavad, ja ta on üle suurte metropolide, Tokyos, New Yorgis, Londonis olev. Aru saada, kus on turg. See on Eesti elektrimotikas EXO. Sellised müüjaks aastaks 2016 75 miljonit tükki. Ainuke asi, et 98% müüjaks on neist Vaikse ookeani ääres. Ehk siis, kui need poisid hakkaksid neid täna kusile Hollandisse või kuhugile müüma, siis kus küll sõidetakse ratastega, aga kus ilmselgelt ei ole maailma see turg. Ehk siis, et oskus õige asjaga õigele turule minna. Ja ka see, et mitte tehnoloogiaid ei asenda tehnoloogiaid maailmas. Ehk siis üks mobiiltelefon teist, vaid süsteemid süsteeme. Et Toomas Alva Edison ei leiutanud lambipirni, ta leiutas tegelikult selle lambipirni võrgu, kus see lambipirn põreb ja testis seda New Yorgis. Samamoodi elektriautod, et milline on see tehnoloogia, kuidas need akusid vahetama näiteks hakatakse. Teada on see, et Iisraelis on proovitud, et aku vahetus võtab 3 korda vähem aega kui auto tankimine. Aga milline standard üle maailma käima läheb, me täna ei tea. Ja siin ongi, kui me haridusest räägime, sellised Leonardo da Vincid, kes on vist olnud kõike peale sportlase, et kunstnik, teadlane, matemaatik, kirjanik, keda iganes. Ehk siis sellised multitalendid lähevad raudselt hinda. Ja hariduse mõttes ongi see teekujuline haridus, et sa oled ühes mõttes generalist, sa oskad oma asjad panna Google konteksti, aga teistpidi sa oled ikkagi mingis asjas spetsialist. Et sa ei ole ainult, nagu ma ei tea, haldusjuht on ju kõiges. Et sa mingis ikkagi oskad, ma ei tea, oled sillaehitaja, arst, ajaloolane, kes iganes. Ja seesama vee näide, millest ma ennem rääkisin, et kas ta on siis geoloogiline probleem, ma ei tea, on ta tehnoloogiline, majanduslik, poliitiline, on ta eetiline probleem, ma ei tea, kas puhas vesi on inimõigus või pole meil maailmas. Et seda ei ole võimalik lahendada, kui sa oled ainult geoloog või. Aga samas, et kui meil ühtegi geoloogi pole, siis ka ei saa. Ehk siis, et tegelikult neid oskuseid kokku panna ja nende inimgruppide vaheline suhtlusoskus, et tehnokraadid, humanitaarid, sotsioloogid suudavad omavahel suhelda. Ja nii on. Mina ise, nagu näete, teen ka vaheaastat. Ma leidsin, et ma mingi aeg pean tegelema muude asjadega. Mulle sport väga meeldib ja seetõttu me teemegi seda spordipealinna asja. Me teeme seda ainult vabatahtlikega. Et kui teil midagi targemat järgmine aasta teha ei ole, siis võite kirjutada e-maili, näete sinna alla, et saatke meil e-mail, tulge kampa, teeme lahedat asja, muidu vaadake maailmas ringi ja nautige elu. Tuul tiibadesse. Aitäh, Ott Pärna! Suur tänu! Aitäh!